Väga sarnased kalad, ainult et siin on meil seisva vee moodi, aga jõel saame voolava vee ja nende kalade peidupaikade järgi lugeda ja end suunata ning neile on tore läheneda. Tänases võistluses osalen 7–8 võistlejaga riikidest nagu Saksamaa, Ukraina ja Poola. Sporditase on kõrgem. Võistlejad näitasid, et isegi nii rasketes ilmastikutingimustes on võimalik palju kala püüda. Ma ei suuda kala otsa saada. Püüan ahvenat, käsi jääb ahvenapüügiks, sest kogu aeg käime Poola Grand Prixi midagi püüdmas. Tundub nagu üks hammustus, puuk, teise lasen lahti ja kolmandaks lähen juba närviliseks. Üritan konksu otsa kinni püüda, et see liiga sügavale ei läheks. Jah. Peame kuidagi hakkama saama. Lõppude lõpuks on tingimused kõigil ühesugused ja pealegi teame, et kala on. Seega on millegi eest võidelda. Pigem kohtumine kui võidujooks tulemuse saavutamiseks. Mõnus kalapüük, ilm oli veidi tuuline, muidugi mitte meie maitse järgi. Tuul on väga tugev ja lanti, selle kõrgust, liikumiskiirust on väga raske kontrollida ning see on väga oluline kaaspüüdude puhul takerdumise kohta. Annan alla. Väga hea, väga kena, meeldiv.
puudutatud kala, mitte liiga vähe. Mul on kõik korras. Nüüd mul on Riiuleid pesta. Ilm on täna ilus. Arvasin, et see ilm on abstragi jaoks väga ilus, natuke tuult, aga vesi on nüüd umbes 15 kraadi Celsiuse järgi. Ma arvan, et kala on seal. Vist on küll. Kõik liiguvad siia-sinna, natuke korraga, aga see on olemas. Jekk sajab vihma. Ilm vist täna neile ei sobi. Aga me võitleme. Muidugi võitleme ka lõpuni. Kõik saab korda. Kokku selles pöördes 4 ja teises sama palju. Kahjuks kukkus neetud inimrööv. Kahjuks see, aga juhtub. Kala. Ja natukene, mis saab meie omaks. Ma ei tea, peate mõtlema, mis nüüd saab. Nüüd on päikesepaisteline ja natuke teistmoodi pime. Kui te seda vaatate, näete, et peaksime sellistelt korraldatud võistlustelt eeskuju võtma. Asi pole alati võitmises, vaid kollegiaalses õhkkonnas ja ülimalt organiseeritud võistluses. Marietta.
Igal aastal tahame oma Liberal Scapi võistlusel uusi tooteid näidata. Igal aastal on meil õnnestunud teha ja kasutusele võtta uus toode nimega Goliath, Kolek 30, Kolek 45. Uus Trout-seeria toode ilusa sabaga ja külgedega. Väga head tulemused jõepüügil. Tõhus ka tiikides. Meie Goliath, mis on tänasest uus toode, on nüüd saadaval. Selle jälje põhjal varustame oma veebilehte librales.com. Seal on vahekaart Trout-landid ja seal on ka Goliath. Seal näeb ka, kuidas varustada ja kuidas seda landi kasutada. Kutsume teid külastama Libralese lehte. Mulle väga meeldib sellega jõgedes püüda. Landi animatsioon, selle loomulikkus ja välimus, mis jäljendab looduslikku toitu, on väga oluline. Teisi lante kasutan vähem. Mul on väga palju librasid. Nii väikseid lante kui ka suuri selektiivseid lante. Suurte kalade jaoks on see teatud olukordades suurepärane lant, lihtsalt geniaalne ja mitmesuguste kalaliikide jaoks oli ta lõheline. Enne proove mängisin kohe Big Junioriga ja kalale see meeldis. Treeningut ei olnud. Minul näiteks õnnestus. Ja seda saab öelda poola keeles. Bočora esimene võitlus. Ta lihtsalt tabas vajaliku kohta just siis, kui vaja. Mitä? Aitäh. Aitäh. Aitäh, see lihtsalt keer. Karistuste pärast õhtusöögis. Aitäh. Õhtusöögiks. Tule kahele õhtusöögiks. Esiteks. Aitäh. 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 Ei, seda sa seal tegelikult teha ei saa. Seal saab ainult kaardiga maksta või siis sularahast tasuda, muud võimalused puuduvad. Olgu peale. Prooviota. Palun. Ja liidu on õuel. Ta oli võitmas. Ta töötab. Tere hommikust. Tere hommikust. Härrased, kuidas ta sisse sai?
tere hommikust! Tere hommikust! Tere hommikust! Tere hommikust! Teel sõitma. Ma arvan, et ma transeksin Madeleiniga. kõik korras. Olgu, väga suur aitäh teile. Olgu, tänan teid tõesti südamest väga. Preak time võrdub 0,5. Seega on järgmisel hooajal palju uut ja põnevat.